Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. 31. detsember 2018 aasta viimane päev on käes ja digitunni saade on eetris, sest on esmaspäev ja ei ole isegi punane päev kalendris. Hans Lõugas, Henrik Roonemaa uudisteportaalist Genius.ee on siia mikrofonide taha siis koha sisse võtnud. Oleme täitsa otse eetris, ei peta teid kuu aega tagasi salvestatud saatega ja meie tänased teemad on ikkagi pühendatud aastale 2018 ja põhjuseid on mitu. Esimene põhjus on see, et uudiseid ei ole tehnoloogia maailmas. Lihtsalt ei ole, kõik on jõuludest saadik maganud ja seetõttu me räägime enda tehnoloogia aastast 2018, oma lemmikutest ja sellest, mis meelde jäi ja Hans ütles, et tal on 2019 plaanis teha üks megaprojekt. sellest me räägime ka ja ma võib-olla siis suudan ka ise välja mõelda mõne megaprojekti saate käigus. Ühesõnaga, digitund alustab nüüd. Digitund. 2018 siis ongi sisuliselt läbi. Mõned tunnid on veel jäänud vist. Mõned tunnid on veel jäänud ja ma ei tea, kas kusagil, me tõesti olemegi otse eetris, et kas kusagil Vanuatul või ma ei tea, kus nad alustavad oma uue aastaga äkki on juba käes. Ei ole arvutanud, aga Hans, mis sulle tehnoloogia aastast 2018 siis meelde jäänud või küsime, et mis tunne on? Tunne on, et see läbi saab. Tuleb uus ja parem, selline tunne on. Ei, vaata see on 2018 ilmselt on mõistlik kokku võtta minu jaoks niimoodi, et ma ei üldse erine sellest, mis praegu väga paljude jaoks on nagu teema. Kui ma vaatan seda, missugused uued funktsioonid tulevad meie telefonidesse ja millest inimesed räägivad, siis see minu jaoks isiklikult samamoodi. Ja need funktsioonid, millest ma räägin, on siis see, et me tahame jälgida, kuidas me ju palju tehnoloogiat kasutame. Kui ma hakkasin tagasi vaatama enda 2018 aasta peale ka, siis seal ei olnud nagu selliseid tippe, et mingisugune sündmus, mille ümber kõik keeles või oli uus seade või uus asi. Ma olen siin üsna puine ka selles valikutes, mis ma nüüd sellest aastast välja olen valinud. Ja pigem on see läbiv mõte see, et 2018 oli nagu vaja rohkem mõtlema, et kuhu see aeg kõik kaob, mida ma selle ekraani ees veedan. Et kus see aeg kõik kaob, mida sa kokku hoiad tänu selle tehnoloogia kasutamisele? Ilmselt küll, jah. Ei, see ammu enam ei ole nii, et tehnoloogia aitab aega kokku hoida. See oli võib-olla nii paar aastat tagasi, aga nüüd me on muutunud see ekraan, olgu ta siis arvuti või telefon või isegi kell on ju, muutunud selleks mustaks auguks, kuhu me suudame oma tähelepanu matta nii palju, kui sinna mahub ja veel. Jah, ma arvan, meil on üsna sarnased tunded sellega seoses, et kui ma vaatan enda aastale tagasi ka, et siis see küsimus asemel, et kuidas rohkem tehnoloogiat kasutada või kuidas kasutada teda, ma ei tea, paremini või nutikamalt oma elus, siis hästi palju sellest aastast on olnud keskendunud küsimusele, et kuidas vähem kasutada. Kõik need samad, nagu mis sa ütlesid, ekraani aja jälgimise, mingisugused äpid ja seadistused telefonides ja see küsimus, et kuidas teha nii, et see telefon ei oleks sul kogu aeg, ei pläriseks ja ei oleks kodus, ma ei tea, õhtusöögilauas ka käeulatuses ja kõik need sellised küsimused on olnud number 1 ja ma arvan mitte ainult meie jaoks, vaid kui ma vaatan tehnoloogia maailmale tagasi, et kindlasti oli suur selline Facebooki aasta, aga mitte plussmärgiga, mitte positiivses mõttes, vaid üsna ikkagi negatiivses mõttes. Ja mulle tundub, et Facebook jõudis ikkagi 2018 lõplikult ikkagi sinna, et praktiliselt niimoodi, et ükskõik mida nad teevad või ükskõik mida Zuckerberg ütleb või ükskõik mis uudisekene kuskilt Facebooki kohta välja tuleb, et see on juba iseenesest mõistetavalt ette juba negatiivses kontekstis. Et selline see handicap või selline heasoovlikkus, mis viimase 10 aasta jooksul on uuele tehnoloogiale antud, et see on ikkagi väga õhukeseks kulunud või sisuliselt ära kadunud. Ja mind paneb mõtisklema see, et kumb siis nagu on alt vedanud, kas meie kõigi, minu ja selline enesekontroll, et me ei suuda siis ekraanist eemale hoiduda ja veedame selle aega, mis tagantjärgi tundub mõttetu, või me saame süüdistada kedagi teist, et need suured firmad, need tehnoloogiagigandid on oma tootearenduse jõudnud nüüd nii kaugele, et nad pea perfektse toote teinud, olgu ta siis Facebooki Voog või Instagram või muu asi. See on nii hästi üles ehitatud, et ta ongi loodud meie
psühholoogilisi, kõiki nõrkusi ära kasutama, et alati pakub midagi uut, seda sisu, mis seal on ju sotsiaalvõrgustus, internetis on nii palju, et alati sa leiad midagi veel põnevat. Ja see toode, ehk siis see, kui see algoritm alati oskab sulle visata ette midagi sellist, mis sind paneks veel vaatama, veel lugema ja veel jälgima, nii et ei tea, kas ma ise olen nõrgaks läinud, nii-öelda kaitse on nõrgaks jäänud või siis see toode, mille eesmärk meie tähelepanu saada, on lihtsalt nii heaks muutunud. Siin on üks asi, ma arvan, mis üks suur muutus, mis on ilmselt juba toimunud ära, aga me ei ole seda sellisena teadvustanud, on see, et kui ütleme, mina loen seda praeguse tehnoloogia ajastu etappi umbes 10-aastasena, ehk siis umbes sellest ajast, kui iPhone tuli välja, Eestis läks veel natukene aega, aga ütleme umbes seal 2008, 2009, 2010 algas see suur ülesmäge sõit peale. Ja meile tekkisid kõik, praktiliselt kõik need teenused, mida me praegu üldse kasutame, on sisuliselt viimase 10 aasta jooksul nagu tekkinud. Ja see on olnud hästi palju inseneride või selline, ütleme, tehnoloogia inimeste loodud nagu maailm. Et alustades tõesti nendest telefonidest, võrkudest, kaameratest, kõiksugu vidinatest ja pudinatest, alguses nad ei olnud head, siis nad läksid heaks, siis nüüd me näeme, et nad on nii valmis, et mängitakse sisuliselt juba hinnaga, et üks tõstab hindu kõvasti, teised langetavad hindu kõvasti ja nad on selle oma tehnoloogia maailma teinud valmis, aga küsimuse asetus on nüüd tegelikult tänaseks juba muutunud, ehk selle nii-öelda reaalteaduse maailma pealt on see, mina arvan, et see küsimus asetub uuesti ringi kuhugi sotsiaalteaduse maailma, ehk et esimene küsimus oli see, et mida me saame teha, tehke meile seadmeid, tehke meile võimalusi, tehke meile teenuseid, tehke tehnoloogiat ja tehnoloogia inimesed tegid selle valmis ja nüüd on sellest saanud inglise keeles on selline termin nagu governance või selline küsimus, et mida me nüüd sellega pihta hakkame ja kuidas me seda loodud nagu valitseme või kuidas me teda kontrollime või kuidas me teda raamistame ja piiritleme. Ma vist saan aru, mis sa mõtled, et meil on vaja hakata mõtestama, et miks see tehnoloogia meil on kasulik, kas ta on kasulik ja kuidas ja kus ta on kahjulik, eks ole, ja kus me peame, kas ja kus me peame teda reguleerima, kas ütleme, milline on nende tehnoloogiate reaalne mõju inimestele, meie alates sellest, et milline mõju on üksikisikule, nii vaimne kui füüsiline kui ma ei tea, elukorralduslik ja tulles tagasi selle Facebooki näite juurde, et ka ikkagi väga tugevalt on küsimus õhus, et mis on selle tehnoloogia mõju ühiskondadele või meie harjumuspärastele struktuuridele ja elukorraldusele, eks. Et Facebooki puhul on see küsimus seal, et kui meil on selline info levitamise mudel, nagu ta on, ja demokraatlikud ühiskonnad püsivad info levitamise mudelitel, siis kas see on hea või halb, kas me saame seda kuidagi muuta, mis on selle ettevõtte enda vastutus, mida peaks tegema valitsus, mida peaks tegema, mis on selline norm käitumine näiteks, mida inimesed peaksid omaks võtma, mida lugeda, mida jagada, kõik need sellised küsimused, mida panna sinna üles kogu see privaatsuse pool. Ja kui ma vaatan ka näiteks, teiselt poolt tuleb vastu küsimus, et praktiliselt iga päev saab täna lugeda sellest, et vist on ikkagi majanduskriis paistab. Kuskilt on ju kõik mingid graafikud, ma vaatan, lähevad rõõmsalt alla mäge, nagu lumise ilmaga. Ja kui ma vaatan oma näiteks ka ostukäitumist, siis ma arvan, et see on täpselt sama tõsine probleem on see, et ma avastasin, et ma ei osta praktiliselt ühtegi asja enam täishinnaga. Ja see ei ole mitte minu sellisest ihnususest või vaesusest või kadedusest tulenev, vaid see on selle sama sellise globaalse internetiühiskonna tekitatud fenomen, et ükskõik mida mul on vaja osta, siis tõenäosus, et kusagil on see asi umbes 50% alega müügil, on väga suur. Ja ükskõik mida, kuhu ma tahaks minna raha kulutama, ma ei tea, on mul vaja arvutit või ma ei tea, voodipesu, eks ole, ükskõik mida, siis minu esimene instinkt on nüüd minna vaatama, oot, ma seda praegu sinu käest küll ei osta, ma lähen kodus vaatan netist. Ja praktiliselt on ju 7 juhul 10 ma leian kusagilt selle asja, võib-olla hoopiski Iirimaalt või ma ei tea, Inglismaalt või Itaaliast, leian praktiliselt poole odavamalt ja selle mõju kindlasti jõuab ühiskonda teisest poolt tagasi. Inimesed kulutavad raha igal pool, mitte ainult oma sõbraliku kaubanduskeskuse raames. Ja lõpuks ega ei ole väga lihtne öelda, kas see on halb või hea. Ta on väga halb, on ju, kui sa oled Eestis kaubandusettevõtja ja sinu poes käiakse ainult asja vaatamas, aga ei osteta midagi. Aga samamoodi jällegi, võib-olla me siis hoiame kokku millegi muu pealt nagu kogu majandus on. Ühesõnaga, see on väga,
väga oluline, et aru saada, et nüüd enam ei ole väga mustvalge see tehnoloogia maailm, on ju. Ja et see on ainult hea, eks ole, mis tuleb, et Ameerikas leiutati hea asi ja siis meie digitunnist tuleme ja räägime, et milline hea asi leiutati ja inimesed saavad seda võtta kasutusele. Nii on, aga kui me püüame nüüd, lähme mõne sellise konkreetsema võib-olla välja noppe juurde aastast 2018. Ja me kategoriseerisime siis enda kogemused või ütleme enda, lähme edasi tarbimissaatena, et me üritame rääkida enda aasta parimatest ostudest või kogemustest või suhtest tehnoloogiaga. Meil on kategooriad nagu seade või mingi vidin või mingi asi, mille me oleme ostnud ja mille rõõmu tahaks siis teiste inimestega ka jagada või kogemusi. Me proovime leida enda. Ja see ei ole mingisugune suur, ma ei tea, geenuse valik või see on minu ja Hansu lihtsalt isiklik kogemus. Proovime leida enda parimad äpid, me räägime parimatest filmidest, seriaalidest, mängudest ja raamatutest. Nii on ja kui me alustame võib-olla seadmetest, vidinatest, siis ma istusin ja kratsisin kukalt ja mõtlesin ja mida sa oled ostnud 50%-lise alega? Ja üldse, mis on minu jaoks väga oluline olnud ja Henrik pani siin hulga asju kirja ja ma nägin, et minu jaoks on see olnud ikkagi väga suur vahe aastasel 2018. Kui ma mõtlen kas või nende seadmete peale, nende tootjate peale, mida ma varasematel aastatel olen eelistanud või mis minu arvates on olnud märkimisväärse läbimurde teinud. No Apple'i jaoks oli suur vaheaasta, Samsung nagu magas see aasta natukene, mis Sony kadus ära, kes minu jaoks olulised tootjad, mingit suurt PC ostu ma ei teinud, ma ostsin kõvaketteid hulgi, kuna nende hind läks alla, aga no mis sa nendest räägid, on ju. Ja selles mõttes sellised väga häid leide ei olnud, et 2018 väga suur tühi aasta. Mul üks asi, mis väga tugevalt selle aastaga seostub on, aga ennem võtame paar sinu valikut. Ma vaatasin siin oma aasta oste läbi ja ega ma paljudest asjadest olen siin saates juba rääkinud, et me teeme sellise tavalise auhindade süsteemi, et siis aunimetused ma annaks sellistele toodetele nagu micro USB to USB-C adapter, ehk siis see on, ma olen rääkinud pisike vidin, mis on mul väike vidin, 5 vidin, mille peal minu maailm ka püsib, et 2 tükki, et üks teeb micro USB-st USB-C ja teine teeb vastupidi, et mul on 2 asja võtmerõnga küljes, mis põhimõtteliselt tähendab, et ükskõik millise laadija juures ma olen, ma saan oma kõrvaklappe, telefoni ja ma ei tea, mis mul veel on, saan laadida. Et see on 2x5 eurot väga hästi kulutatud. Võite minna kuskile, kus neid müüakse, osta. Ja veel, mida ma võiks aunimetusena esile tõsta, on aknapesurobot. See ei ole küll nii odav, selle eest ma maksin umbes 150 eurot Amazonist Alphawise S60 Magnetic Window Cleaner Robotic. See on nii nimetus. Aga aknad on puhtanud. See on kodurobot, mis toimib. Ta ei ole ultra kallis, suhteliselt lihtne seade, aga ta päriselt peseb aknaid. Ja ma ei tea, kas teda nüüd suur selline massilevik ootab ees, aga minu jaoks ta töötab. Mina olen selle ostuga rahul. Ja veel ost, millega ma olen ka ikkagi väga rahul. Ma ostsin selle aastal ka uue lapse käekell telefoni. Hansule väga meeldis see nimetus. AliExpressist. See nimi on tõesti ja see on 2 rida kestab. No. Et kui kedagi huvitab see, et tahab sama asja vaadata, siis ta peaks otsima toodet nimega Vonlex Smart Safe Kids, GPS Watch, Wristwatch, SOS Call, Location Finder, Tracker for Child, Anti-Lost Monitor, Baby Son Gift. Selline nimi on siis 2169 läks maksma. SEO nimi on pandud sellele põhimõtteliselt. Kõik nimed üldse. Et, mis siis on, jällegi siin saates on räägitud, väike 21 eurot ja 69 senti koos transpordiga AliExpressist. Käekell, kuhu käib SIM-kaart sisse, näitab kella, kui laps oskab seda tunda, aga sinna saab helistada ja laps saab sealt ise välja helistada. Ja asukoha tuvastus on ka, et ma enam-vähem näen, et kas mul laps mängib endiselt kuskil koduhoovis või on ta vahepeal jõudnud Ülemistele näiteks rongiga sõita. See on huvitav, mul tuleb meelde, et ju see aasta mitu on nii-öelda, kuidas öelda siis, mitte sellise nimega, vaid natukene tugevama brändiga tootjad, isegi Eestis on ju vist Elisa, keegi tõi välja oma need siuksed lastekellad. Ja, see on põhimõtteliselt umbes sama toode, et Elisast on kallim, aga Elis on see, et ta on kohapealse teeninduse garantiiga, toega ja ta on tootestatud ja kõik nii, et mina tehnoloogia inimesena lihtsalt läksin, siis ei oldki veel Elisa nüüd sel hetkel ei müünud ka, läksin AliExpressi ja ostsin 20 eurost ja töötavad siiamaani väga hästi, ühtegi probleemi pole olnud ja selle raha eest on toodet ikka uskumatult palju. Et need on sellised aunimetused, aga ma võin oma top 3 siis ette lugeda.
aasta alguses kõige kallim ost üldse, ma arvan, sel aastal Pixel 2 telefon, 750 € umbes maksin selle eest. Ja siiamaani sul püsib ja töötab või? Ja ei ole, ja nüüd kui sügisel tuli välja Pixel 3, siis ma mõtlesin tükk aega, et kas ma kulutan uuesti selle 750 või 850 € ja jätsin kulutamata, sellepärast et praktiliselt aastaga selle telefoniga ei ole mitte midagi juhtunud. Ta on endiselt super kiire, ma saan kõik tarkvara uuendused, kaamera on endiselt tõenäoliselt kõige parem mobiilikaamera maailmas või väga seal tippus. Aku peab väga hästi vastu, mitte ühtegi küsimust minul selle telefoniga terve selle aasta jooksul ei ole tekkinud. Nii et kui ma peaks täna minema poodi ja ostma uue telefoni, siis ma valiksin iPhone'i ja selle vahel endiselt ma mõtlen, et kumba ökosüsteemi ma tahan, seal on oma plussid, miinused, aga kui ma võtaks Androidi, siis ma tõenäoliselt võtaks selle. Ja sina räägid, mis telefoniga? Ja minul on Huawei Mate 20 Pro, mis on, ma vaatan kohe liiku suuruse vahe, et sa ei räägi ju Pixel 2 XL-ist. Ei, mul on tavaline, mulle suured ei meeldi praegu. Praegu on, elus on see etapp, kus on nagu väiksed telefonid, jah. Aga ma tahtsin, ütleme, ma ei taha sellest Mate 20 Prost väga palju mainida, kuna ma olen pettunud viimast, ma läheks eelmises saates sellest ka, sellest sõrmele lugejast. Küll ma tahtsin rääkida sellest, et mis 2018 aasta on olnud selline oluline muutus, paljude inimeste käituses ja minul ka on selle aku laadimine. Mis on 3 trendi. Esiteks, karbikast tuleb kaasa kiirlaadija selle telefonil. Ja kiirlaadimine tähendab, ma saan väga kiiresti hommikusöögi ajal näiteks laadida aku peaaegu täis. Teine asi, akud kestavad ikka päris hästi. 2 päeva on võimalik, 1,5 päeva on realistlik, 1 päev kindlasti. Ja 3. asi, üha rohkem inimesi ju, ja ma näen, ma lahendada ootamatus kohas. Kas paned autosta järgi... Sul on vaja neid vidinaid, mis mul võtmerõnga küljes on. Võib-olla küll, jah. Aga on kadunud 2018 aastaga minu jaoks see, et ma õhtul lähen magama, panen laadima telefoni ja mul võtan, on ju. Jah. Ja see on ka selline väga mõnus muutus olnud ausalt öeldes, et üks mure on jälle vähem. Annab vabadust juurde. Ja. Siis see oli minu 3. koht. Minu teine koht on Asus C302 Chromebook. Umbes 500 €, äkki oli 500-600 €. On 12,5 tolline Full HD ekraaniga, puutetundliku ekraaniga sülearvuti ja ekraan on veel pööratav sinna tagurpidi peale, et kui ma tahan teda nii-öelda tahvlina kasutada. Oled sa kasutanud kunagi tahvlina? Jah, mingit filmi näiteks hea vaadata või seal peal jooksevad Androidi äpid. Nii et kui ma tahan näiteks mõnda Androidi mängu mängida või ma ei tea, Netflixi vaadata Androidi äpist või midagi sellist, siis... Nagu Androidi tahvel. Siis ta on nagu Androidi tahvel mul, jah. Väga huvitav. Ja taustavalgustusega klaviatuur, aku peab enam-vähem terve päeva vastu. Selle hinnast täiesti uskumatu toode. Nii klaviatuur kui see korpus, kui kõik on ekraani hinged, kõik on kvaliteetselt ehitatud, midagi ei logise ja midagi ei kolise seal küljes, midagi pole ära kukkunud. Ja sa ütlesid, talle vist 4 GB mälu. Ja 64 GB on siis nii-öelda seda siseruumi, ehk et arvuti tänapäevasel pilveajastul, ükskõik kus sa lähed, praktiliselt ikkagi, välja arvatud inimene, kes nüüd ööd ja päevad muudkui lendab lennukis, eks ole, et temal, ma arvan, on probleeme. Aga põhimõtteliselt ikkagi internet saadab meid igal pool ööd ja päevad. Nii et ei ole kordagi tekkinud ühtegi küsimust selle masinaga. Ja see on täitsa uskumatu, et ikkagi 2-3 korda odavamalt kui minu eelmised sülearvutid. Olen ma saanud tööriista, mis teeb kõike. Ja see läheb jälle sinna samasse, kus ma ütlen, et ma ei osta midagi täishinnaga. See oli nii-öelda täishinnaga, aga lihtsalt see täishind on niivõrd palju odavam. Nagu pool see samasugusest nii-öelda klassikalisest ülearvutist. Jah. Nii et ma olen sellega väga rahul. Ja number 1, ma ütlen ka ära, siis saad sina oma tootest ka rääkida. Number 1 on Jabra Elite 65 tõh. Mis see on? Ma laiutan käsi praegu. Ma tean, mida need Jabra teeb, aga sellise asja see on sul number 1. Ja need on need täiesti juhtmevabad nööp kõrvaklapid. Ja no nagu Apple'i on, eks ole, need valged. Aga Jabra pluss on see, et see karp, mille sisse nad käivad, see laadimiskarp on hästi väike. Klapid ise on ka sellise kujuga, et nad ei tolkne kuidagi kõrvast välja. Ei ole suitsukoni neid. Ei ole mitte, jaa. Ja nad on täiesti kõrvas sees. Täiesti praktiliselt ka pool aastat või rohkem ma olen iga päev kasutanud neid täiesti probleemivabad. Muusikat mina sealt kuulata ei kannata, mitte sellepärast, et need klapid oleks nagu helikvaliteedi poolest halvad, vaid see heli on tuunitud selliseks, et mul hakkab lihtsalt igav, et ta on hästi selline ümmargune ohutu heli on disainitud, mis ei kriibi, aga samas ei tekita ka ühtegi emotsiooni sinus. Aga minu jaoks on see pluss, sest ma kuulen sealt ainult podcast'e.
ja inimesed räägivad erinevat kvaliteeti mikrofonidesse ja see kõik mõnikord võib olla väga häiriv heate klappidega näiteks. Siis need klapid teevad selliseks mõnusaks, ümmarguseks, soojaks selle heli ja saab väga pikalt neid kanda ja väga pikalt mitmetunniseid saateid kuulata. Nii et päev otsa kannab ikka ära või pigem mitte? No see poole päevaga saab ikka aku tühjaks või ma arvan sellise mõne tunniga, aga keegi ei jaksa ka nii palju järjest kunagi kuulata. Nii et need on mul praktiliselt, nii kui ma tänavale astun, mul kogu aeg need peas ja kindlasti sel aastal kõige rohkem kasutatud tehnoloogiasaade. No vaati, mina tulengi selle väga imelik, siis mul on üks asi vastu panna, aga see on ka asi, mida ma olen see aasta kõige rohkem kasutanud, minu jaoks täiesti uus kategooria, mida ma varem ei kasutanud, see on Eestis tehtud seade, väga huvitav, samas üle kogu maailma need asju ostetakse rohkem. See on siis jalgratas, millel on elektrimootor sees ja väike äpp on ka ja kõik see muu tehnika, aga ostsin Ampleri elektriratta ja olen seda tõesti kasutanud väga palju. Maksid 2500 eurot. Maksin röögatu summa, kui ma vaatan neid asju, kuidas ostsid 5 eurose selle tongli. Mul on ikka hästi läinud 2018 võrreldes sinuga. Aga vaadates, ma jaotan selle hinna ära nende päevade peale, mil ma seda asja kasutasin, siis ma arvan, et see on väga hästi investeeritud. Ma käisin nüüd eelmine nädal jõulude vaheajal verivorsti ja hapukapsaid maha sõitmas natukene. Et see on selline asi, millest on võib-olla raske rääkida kui teisele, kes ei ole istunud elektriratta sadulasse, et see ei ole mingi masin lükkab sind edasi, sa ise ei tee üldse trenni või siis on midagi teistsugust. Igatahes on väga märgiline ja mul on tunne, et see on nagu väga raske loobuda tulevikus sellest, et kui panen näpud risti, et sellega midagi juhtuks, aga ütleme, et see on väga suur investeering ja loodan, et see teenib aastaid mind veel, igatahes elektriratas on nagu siin, et jääda. Tundub, et see on 2018 aasta minu jaoks kõige tähtsam kokkuvõte. Üks ja tähtis asi. Nii on. Selge, aga teeme siia väikse pausi ja siis läheme teiste kategooriatega edasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund jätkub aasta viimane saade ja käsil on Ants Lõugas ja Henrik Roonemaa isikliku tehnoloogia aasta 2018 tagasivaade. Ja kui me kategooriaga vidin lõpetasime, siis nüüd on austav kategooria äpp. Ma ei tea, kuidas sul on, Hans, mind aegalt ka kutsutakse mõnda telesaatesse või keegi küsib sellist lühiintervjuud, et Henrik Roonemaa, ütle 3 lahedat äppi, mida sa parajasti kasutad. No on ja 10 parimat äppi raamatupidajatele kohe praegu palun. Ja siis me nüüd otsustasime, et kuna meil on aasta kokkuvõtte saade, et siis me saame teha ka tagasivaate aastale 2018 ja tuua välja kumbki oma top 5 uut äppi, mida me oleme 2018 avastanud. Ants, ma annan alguses sõna sulle, meil siin juttu jätkub kauemaks. Hakkame siis pihta. Tuleb välja, et ma ei ole ühtegi kirja pannud. Nii, Henrik, sulle sa vead nüüd alt lasut. Nii, sinu 5 parimat. Meil on piinlik teha sinuga koos saadet. No nii, päästa ära siis oma 5. Meil on auk praegu veetris. Sinu 5 sa pidid 5 ette lugema. Tuleb nüüd. No minu esimene koht kuulub äppile Swedbank 2019, mis ei olegi tegelikult nagu järgmise aasta äpp ju. No näed, ma olen juba tulevikus ja see on äpp, mida ma ei kasuta. Sa ei kasuta seda? Aga see äpp kasutab ennast mu telefonis ise. Selline äpp siis. Minu suur lemmik on need Swedbanki kontaktivabad pangamaksed siis telefoniga, ehk et minu Swedbanki pangakaart on kolinud telefoni ja praktiliselt kõik maksed, mida ma saan teha, ma teen niimoodi, et ma panen oma telefoni vastu seda kaardimakse terminali ja siis käib piiks ja mul on päeva eest makstud. Kõik. Mul 2., 3., 4. ja 5. kohta ei ole. No selle ma venitasin ka välja, et ma 3 korda lugesin oma seda äppi nimekirja telefonist ja vaatasin, et mis ma nüüd siis, mis ma välja peaks valima ja no vot see jäi ette. Tead, täpselt sama, see selgituseks nüüd sellisele altvedamisele, et äppi kasutan on ju. Aga tõesti 2018 aasta välja tulnud sellist rusikalööki, mis nüüd oleks omale teinud koha minu telefoni koduekraanil ei ole. Et nad on vana kraam, vana hea vintage juba, et ei olnud 2018 sellist nagu uut läbi murret. Ei, nüüd see ei ole. Mul on ikkagi teooria, et äppe kui selliseid praktiliselt ei eksisteeri. Ma ei tea, võib-olla on suur hulk inimesi, kes tohutult kasutavad igasuguseid äppe, aga ma kardan, et ka seal selliseid uusi äppe ei ole tulnud ja ma arvan, et valdav enamus nendest äppidest on tegelikult mingisugused laiemad teenused.
mida inimesed kasutavad, ma ei tea, trenniks mingisugused endomondod või mis iganes asjad või mingisuguse seadme juhtimise äpid, kellel on mingid nutikodu asjad või nutikellad või midagi sellist on ju. Aga muidu on ikka vana hea, mis mingid Spotify'd ja Facebook Messengerid ja Whatsappid ja muu selline. See sama asi, mis nüüd see aasta tuli telefonidesse, see nii-öelda screen time või kasutusstatistika, see ma vaatasin järgi viimase nädalaga, mul on Waze'i, kõige rohkem olen kasutanud Waze'i, kuna ma siin sõitsin pühade ajal rohkem. Aga Waze ei ole ka ikkagi äpp, ta on ikkagi selline laiem teenus sinu elus, eks ole, mitte üks äpp, mille üks poiss on kusagil teinud ja see on osutunud jube heaks ja mõnusaks. Et tundub, et me peame ütlema, et kui teil on mõte, uusaasta lubadus on, et ma teen äppi, siis tasub väga põhjalikult mõelda, et kas teha äpp või mitte. Ja et äppidega läks meil nüüd lihtsalt. Lähme filmi juurde edasi. Siin on minu nimekiri ülilühike, see on 0, sellepärast, et minu ja filmide suhe ei ole väga tugev. No võt jah, tead, ma ei saa öelda, ma olen kõiki filme vaadanud see aasta. Mõned on vaatamata jäänud, aga paar asja tahaks välja tuua. Eriti need, mida esiteks võib-olla nii palju muudes sellistes listides esi ei tõsteta ja teised, mis on lihtsalt väga uudisväärtuslikud just praegu, täna, 31. detsember tuli Netflixis välja, või vabandust, eelmine nädal tuli välja, aga just praegu on see vaadatav, on siis film, mille nimi on Black Mirror Bandersnatch. Black Mirror, kes teab, on see õudne seriaal. Õudne seriaal, kus nagu tuleviku tehnoloogia osast räägitakse, kuidas asjad lähevad halvaks. Väga halvaks lausa. Halvaks on veel hästi öeldud. Mis on selle filmi juures siis erakordne või esmakordne või väga eriline on see, et näiteks on filmis isa pakub pojale 2 sorti hommikusöögi krõbuskeid ja siis sa oled vaataja, said valida, ma just vajutasin ekraani nüüd selle peale, need mingi rõngad, ma saan ise teha filmi stsenaariumi otsuseid. Mulle on antud siis valik, et ma saan seda lugu selle järgnevust mõjutada. See praegu on näide, ehk see hommikusöögi krõbusk on selline, ma saan harjutada seda klikkimist, aga kui nii kuidas lugu edasi läheb, siis ma saan valida, kas peategelane või keegi teine teeb ühe dramaatilise otsuse või teise. Interaktiivne film Netflixis, ma arvan, et see on 2018 aga see on Netflixis niimoodi? See on Netflixis, jah, sest et sa ei saa kinos teha valikud, aga Netflixi ekraanil saad vajutada, seal all tekib 2 nuppu, kumba valiku sa valid sellele tegelasele. See on huvitav, et kogu maailm on sellest väga leilis. Ja sina need ka tõid selle kohe välja. Mina olen nii vana küll, et ma mäletan, et juba 90-ndatel tulid esimesed arvutimängud sellised välja, kus oli see FMV full motion video ja siis sa käisid seal ringi ja said teha igasuguseid valikuid ja need aeg-ajalt tuleb siiamaani välja ja keegi eriti ei pea seda siis väga pöördeliseks, aga nüüd kui see seriaali maailmas või päris kinematograafilises maailmas on tehtud, siis on see nagu suur asi. Eks ta on uuenduslik, ma arvan, et see on põhiline asi, sest ma kujutan ette, et jube tüüt võib olla teha sellist sarja, kus sa teed mingi 10 haru on ju, mida inimesed võivad klikkida ja kõik pead üles filmima ju. Ja kuigi tegelikult võib-olla ainult paar neist on väga põnevad, mida inimesed reaalselt vajutavad. Igatahes see on 2018 aasta selline, nad jõudsid selle siis eetrisse panna ära aasta lõpus, et see läheb kirja. Interaktiivne seriaal. Interaktiivne film lausa, see on tund 30. Okay. See on nagu, siis, mis ma tahan veel tuua, paar sellist veidrat, mitte veidrat, aga ütleme paar nopet. Kõige vähem räägitud, kõige parem film üldse see aasta ju oli You Were Never Really Here. On klassikaline, kuidas öelda siis, kas märul või thriller või põnevusfilm, mis mängib ülihea, sel meie ajast üks parim näitleja Joaquin Phoenix. Ja seda näidati, mina käisin vaatama seda kunstifilmide kinos, kas selle Artis äkki või? Aga see oli nii hea põnevik kusas mehest, kes on siuke moodsas New Yorgis sattunud põlualuseks, ei lähe tal elus hästi ja politsei on korrumpeerunud poliitikud ja siis üks mees suudab ära teha selle vastu. Aga 2 võib-olla olulist sellist filmi veel, mis ma olen 2018 aasta kohta kindlasti jäävad kirja. Esimene on Steven Spielberg film Ready Player One. See on selle kuulsa raamatu järgi tehtud film, eks ole? Jaa, see on siis selline tulevikufilm, mille keskmes on videomäng. Virtuaalreaalsus on vist kõige mõelda, sest sa paned virtuaalreaalsus kiivri pähe, pluss on lisaseadmed, et sa saad seal ringi liikuda, kuigi tegelikult oled oma väikses aguli kastikeses elad. Ja mis on nagu huvitav selliste filmide puhul, on see, et küsimus on, kas see näitab meile mingit sellist visiooni, nagu tihti kuulnud filmid näitavad, et kuidas tehnoloogia võiks areneda. Palju räägitakse sellest kuulsast Tom Cruise'i filmist, kus ta kätega juhtis kasutajaliidest, nimi mul praegu meile ei tule,
et see võis olla, oli mingi tehnoloogia disaineritele selline justkui ei tead etalon, et püüame selle järgi teha. Tuli välja, et keegi ei jõua oma käsi üleval hoida nii kaua. Väsitav on jah. Ready Player One'is on siis see, et luuakse hästi põnevad, hästi rikkalikud virtuaalmaailmad, kus sa saad siis kogu see valuuta, sinu nii-öelda mängimise ajalugu, reputatsioon on palju tähtsam kui reaalsus on ju. Aga nagu ikka filmis lõpuks reaalsus jõuab ka kohale, kõik see mõjutab üksteist. Aga Spielberg on selline kas ikooniliste või tähtsate lugude rääkija ja see on kindlasti läheb 2018 aastan kirja. See on siis üks film, mis tasub kõrvale panna ja järgi vaadata, kes ei ole veel vaadanud. Ja neljas film, mille ma siis välja toon, on western, kujutate ette, western, kus ka need abusad kappavad ringi, on siis püstolikeerutus, selle filmi nimi on The Ballad of Buster Scruggs, Buster Scruggs'i ballaad. Jällegi, miks on see veider või selline oluline, natuke erinev film? Selle on 2 režissööri, väga kuulsad andekad vennad, Joel ja Ethan Coen. Ja see koosneb väikestest lugudest, nagu ma ei tea, novelli kogu või. Muidu film on koosnebki, et lehekülg, raamatu lehekülg pööravad lehekülge ja siis näed sellist pilti ja see hakkab nagu elama. Ta on tipprežissöörid, see on väga head lühilugude filmisari, see on hästi sellised ootamatu üllatuskud lood. Ja see tuli välja 2018 niimoodi, et see ilmus umbes Netflixis. See ilmus paaris kohas maailma filmifestivalis. Ja kinodesse ei jõudnud, Eesti kinodes ei olnud, kuskil kinodesse ei olnud. Järsku Netflixis vaatad uus Coen'ite film on, mis on väga, väga nagu heal tasemel. Ja praegu kohe, kui te lähete Netflixi vaatama, te näete seda filmi, ehk siis näide sellest, kuidas jällegi see dünaamika on muutunud, kuidas nagu maailma tipprežissöörid oma teosid panevad, avaldavad maailmas, kus on seal kinod, kus mitte. Ehk siis see on huvitav film. Ja ma korra räägin veel paarist seriaalist, seriaalide maailma tänapäeval nii kirjut, seal võiks rääkida, on paar tundi sellest, aga ma tahan sellest sama kino ja Netflixi suhtest rääkida sihukese sarjaga, nimi on Altered Carbon, muudetud süsinik eesti keeles. Kas sa oled juba lennnud seriaali muudetud süsinik? Jah, ja see on väga hea sari. See on selline põnevus detektiivi lugu, mis toimub tulevikus jälle, selline väike ulme detail. Aga ta on nii sellise efektse visuaaliga, kus on jälle teistsugune probleem, et see sari tuli välja jällegi Netflixis esialgu, aga ta on puhas kinomaterjal, sa tahaks seda vaadata on ju maja suurust ekraanilt, kes teab legendaarseid ulmefilme 5 element, kus on New York, kus on samasugused visuaalid, seal on see Blade Runneri stiilis selline ka hämarad, et meil on nagu väga ülikõrgel kunstilisel tasemel sellised visuaalsel tasemel mingi seriaal või see film või seriaal. Ja me vaatame seda tihti kas siis väiksest telefonikraanilt kuskil bussis või kodus tahvelarvutist või sülearvuti või lauarvuti või isegi telekast on ju. Ja see natukene rikub peale seda, et me ei saa tegelikult nautida maksimumi võtta sellest parimatest asjadest. Et see Altered Carbon on väga hea näide sellest aastast, mida tasub siis ka järgi vaadata. Ja muidugi, kellel on vaatamata, siis ma võib-olla annaks ühe soovituse veel, et Silicon Valley on ju paljus sellest. Ma olen aastaid võtnud hoogu, et seda hakata vaatama. Nüüd tuli 5. hooaeg see aasta välja ja see on hästi hea siuke koomiline kommentaar kõigele sellele, mida me siin räägime. Kogu see asi, suurettevõtted, startupid, krüptovaluutad ja investeerimise otsused, kõik see, et see lahedal ja humorikal viisil on seda nagu vaatad ja tunned ära kogu aeg seda. See on see sama asi. Et väga vahvalt tehtud. Kas sul on seriaalist veel midagi pakkuda, me läheme edasi? Hüppame järgmise teema juurde. Ma võtaks mängud siia vahele, sest selle aja, mis sina vaatad neid filme ja seriaale, siis mina vaatan kas YouTube'ist mingid oma huvialadega seotud lühemaid klippe või panen oma tunnid mängude alla. Ja ma olen väga valiv mängija. Palju on selliseid, ongi mängureid, kes No nii, sa ei olnud siis Fortnite'i peal on ju? Ei ole jah, et mängurid, kes satuvad vaimustusse praktiliselt ikka igast uuest mängust, mis tuleb ja proovivad sinna sisse vaadata, aga mina otsin suuri kihvte lugusid eelkõige mängudest. Need samad elamused, mida inimesed saavad filmidest ja seriaalidest, siis mina katsun neid leida mängudest ja neid mänge ilmub väga vähe. Et need tavaliselt ikkagi need mängud tunduvad olevat tehtud, kuidas me ütleme, nooremale tarbijaskonnale. Et just ikka mida suuremad musklid ja absurdsem püss, eks ole, et seda kihvtim. Aga on ka erandeid ja täiesti kaheldamatult selle aasta number 1 mäng kannab nime Return of the Obra Dinn. Ja see on rohkem teos kui mäng.
kuigi ta on väga, väga mängitav. Ta on mustvalge on isegi palju öelda, ta on vist 2-bitine. Ma vaatan just selle värvid on ainult must ja ainult valge. Ja. Aga samas on sinna loodud siis 3D maailm ja see on lugu ühest laevast, mis hakkas Inglismaalt purjetama, ma ei mäleta, kas tahtis Indiasse sõita või kuhugi mitusada aastat tagasi. Ja seal oli siis umbes 60 hinge oli laeva peal ja kõik nad said kuidagi surma. Ja siis sina oled uurija, kes saadetakse sinna eesmärgiga kõikide nende kohta teada saada, et miks ja kuidas nad hukkusid. Ja see lugu, mis sealt hakkab hargnema ja see, kuidas seda jutustatakse ja see, kuidas sa ise tegelikult jutustad endale seda lugu ja kuidas sa pead neid asju ette kujutama, see on absoluutselt fantastiline, see on täiesti kirjeldamatu kogemus, kus sa käid ringi mööda seda musta ja valgega tehtud 3D laeva, kus praktiliselt mitte midagi ei olegi, kus on super muusika ja täiesti super hääled, nii-öelda need voice acting, ehk siis näitlejad, kes neid hääli on sinna lugenud sisse. Ühtegi vaenlast ei ole, midagi ei pea tulistama, kordagi su elu ei ole ohus, kuhugi ei pea jooksma. Vaid see on puhas selline detektiiv ja mõttemäng. Nii et kes vähegi on elus arvutimänge mänginud, otsige Return of the Obra Dinn üles ühe inimese tehtud täiesti indie-mäng. Aga väga võimas kogemus. Ja sinna vastu ma paneks mängu, mille tegemine läks maksma $mitukümmend miljonit. Tehti seda aastaid ja tehti Tšehhis. Üks Tšehhi stuudio tegi ja selle nimi on Kingdom Come Deliverance, mis on põhimõtteliselt keskaja simulaator. Aha. Ja see on ka väga võimsa storyga täiskasvanutele tehtud mäng. Ei ole draakoneid, ei ole võlureid, mitte midagi, vaid on keskaegne ühiskond, kuhu sind tõstetakse sisse ja kus sa pead hakkama siis lihtsast külasepa pojast kasvad väga mõjuvõimsaks rüütliks. See on nagu siis selline avatud maailm või mingi seiklus või? See on avatud maailm, seal on poliitika, on sõjad, on inimeste poomine ja kõik muud asjad, mis keskajal olid. Ja see maailm, kuhu sind tõstetakse, on elus ja need otsused, mida sa saad teha, on päris ja need on täiesti piiramatud. Et see annab ikka väga, väga hea kogemuse sellest, et kuidas võis elu olla 500-600 aastat tagasi päriselt. Kuidas sa oledki metsa vahel oma mõõgaga seal ja mõtled, et mul on praegu kõht tühi ja raha on natuke vähe. Et ma võiks minna teha kuskil natukene tööd, aga näe, sealt tuleb üksik teeline. Ja see on puhas sinu otsus, kas sa lõikad seal kõri läbi või lõikad. Sa oled päriselt seal kuskil keskaja inimese kingades, saad aru, et aga kui ma talle praegu löön noa selga, kedagi ei ole ümberringi. Mitte keegi saaks teada, mitte kunagi. Et kas oled piisavalt jumalakartlik või ei ole? No kui me rääksime siin, mina rääksin ühest westernist ja me rääksin avatud maailma mängudest, siis ma ei mänginud, aga ma olen kuulnud, et väga, väga suur pealkiri on nimega Red Dead Redemption 2. Jaa, see on PlayStation mäng, mul ei ole PlayStationit, nii et see tõttu see on mul mängimata. Ja ei ole ka hetkel plaani seda osta, et võib-olla ilmub arvuti peale ka kunagi. Aga seda peetakse 2018 kindlasti üheks parimaks või üheks selliseks suurimaks mänguprojektiks, kus on siis loodud väga, väga suur, väga põhjalik westerni maailm. Kus ka praktiliselt sa võid teha ükskõik mida ja et siis kui seal Kingdom Come Deliverance siis pannakse sind sellise keskaegse tölli kingadesse, siis seal oled sa kauboi ja pool bandiit kauboi ja saad teha oma otsuseid samamoodi. Ja rohkem ma panin siia nimekirjaga Assassin's Creed Odyssey mängu, mida ma ei ole jõudnud veel hakata mängima, sest kõik mu aeg on läinud teiste mängude peale ära, aga kindlasti see jääb ka 2018 üheks parimaks saavutuseks. Kuidas sul mängudega on? Ma tahan mängudesse paar asja lisada, et ma käisin läbi selle nii-öelda tsükli, mis nüüd see aasta jõudis mängudesse, need siis, kuidas öelda, mis see on Battle Royale tüüpi mängud, kus on mängukeskkond, mis teatud perioodi jooksul kahaneb ja sina pead olema see, kes viimasena ellu jääb. Väga selline klassikaline peida ennast ja tulista teisi. Ja see on reaalajas. See on see suur hullus, eks ole, mis praktiliselt kogu maailm on tabanud ja teeninud miljardeid dollareid nendele mängufirmadele, kes neid mänge on välja toonud. Ma ei ole üldse nagu väga positiivselt meelestatud, et see on nagu hea asi. Et need mängud ei ole eriti intelligentsed, mul tundub, ja nad on leiutanud, peab kiitma, et nad on leiutanud need mängutootjad sellise formaadi, mis tegelikult töötab, et see väheneva pindalaga tekitav pinge siis annab sellele mängule siukse mõnusa adrenaliini, mis iga kord uuesti mängid, tegelikult midagi muutu mängus, kõik on sama. Ma ei tea, varustus, mängijate liikumine, kaart, aga see annab sellise adrenaliini, et inimesed tulevad seda uuesti tahtma. Tuleb neid kiita, aga kas see sisuliselt on ka siuke intelligentne mäng või annab sulle midagi juurde, ma ei ole üldse nagu kindel, et
ma nagu tahaks selle jätta aastasse 2018. aga kas sa siiamaani mängid? Ei, ma ise ei mängi, ma olen selle maha jätnud ja ma tahan, et ka nagu ülejäänud maailm tuleks, liiguks edasi sealt, et nad on et jah, sest ma kuulan neid kas või neid ägedaid loo ja keskkonnamängi, millest sa räägid, ja ka see Red Dead Redemption 2, mis on nagu, annavad sulle mingisugused sellised avaramad võimalused, et need on tegelikult kihvtimad. Ja mängudega on niimoodi, et sinna läheb aega päris palju ikkagi sisse, aga teistpidi, kui ma vaatan, et ütleme tüüpiliselt selline mängukogemus on ütleme 20 kuni ütleme 60 tunnini. Siis see on mõni hooaeg mingit head seriaali on see aeg, mis sa sinna kulutad. Ja kui see mäng on tõesti hästi tehtud ja sa väga valiv oled selle suhtes, mida sa mängid, siis sellise loo, kunstilise ja loo elamuse sa saad, seikluse elamuse sa saad sealt kindlasti väga hästi kätte. Nad on teistmoodi asi. Ma pean ühe veel ära mainima, see Euro Truck Simulator 2, mida ma hakkasin nüüd aasta lõpus uurima, kuna ta oli Eesti laiend tuli sinna. Siis ta on selline ühend nendest kahest asjast, ta on natuke avatud maailm. Aga erilist lugu seal vist ei ole. Lugu ei ole, see on niisugune zen-mäng. Pead hamba vastata ühest kohast teise. Et ma ei tea, kuidas seda võrrelda filmide või seriaalidega, sa võib-olla vaataks mingit Aki Kaurismägi mingi Soome režissööri filmi, kus on nagu aeglane seisundimäng. Seisund ja mõtled ja vaatad ja siis mis toimub, et see tuleb ära mainida sellest aastast. Jõuame veel pool minutit aega raamatut ka läbi käia. Minu täiesti vaieldamatu lemmik sellest aastast on Valley of Genius. Et keda see Silicon Valley ja ütleme USA tehnoloogiafirmade ja kogukonna lugu huvitab, see, kuidas üldse arvutid tekkisid, miks on Apple selline, nagu ta on, kuidas on võimalik, et tekkis Facebook, mismoodi reaalselt neid asju seal ehitati, mida need inimesed mõtlesid, kui nad näiteks tegid eBay'd või tegid Facebooki või tegid Twitterit, kuidas nad suhtuvad asjadesse, kuidas see kõik sai üldse võimalikuks ja mis probleemid seal on, siis see on see raamat, mida ma arvan, iga tehnoloogiahuviline inimene peab lugema. Ja see koosneb kümnetest intervjuudest päriselt nende inimestega, kes neid asju tegid ja see autor on pannud hästi kihvtilt, intervjuud on tehtud eraldi, aga ta on siis kokku kleepinud need inimeste tsitaadid nagu selliseks näidendiks või nagu vestluseks, just kui kõik need inimesed, kõik need, ma ei tea, mitukümmend või sadakond inimest, kes on kogu selle tehnoloogia keskkonna meile kujundanud, oleks istunud ühe sama laua taga ja omavahel rääkinud ja see on hästi, hästi hea lugemine. Ma soovitan Valley of Genius lugeda. Kas nüüd on aeg seal, ma pean rääkima 2019 aasta plaanist? Poole minutiga. Jaa, kuna sa kulutasid selle kõva häälega välja, siis mul jää üle. Mõtlesime, mida teha järgmisel aastal. Ja minu mõttekene käis läbi, mis nüüd peab saama reaalsuseks vist on see, et tahaks proovida katsetada vana teemat Raspberry Piga, väikeste mikroarvutitega ise asjade ehitamist ja esimese asjana mõtlesin, võiks proovida järgmisel aasta eesmärgiks võtta, ehitada kloon kuulsast Click and Grow masinast. Ehk lamp, mis oskab sul, on nii tark, et oskab sul kasvatada taimi, oskab ise valgust juhtida, et kui raske selle ise järgi. Kui raske see ikka saab olla? Andab kas see sõnad? Hiljemalt järgmine aasta räägime sellest. Aga 5 minuti pärast, kui kell ei valeta, tuleb 2019 aasta juba Kiribatile ja õige pea meile ka. Nii et meil oli teiega väga tore sel aastal ja kohtume juba pärast seda toredat aastavahetust 2019. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.